Hola, me llamo David. Are you ready for Free Ride Postansky parte 9? Jälle on käes freeride'i aeg. Seekord on hooaeg mõnusalt vara alanud ja tulime just tagasi Norrast, kus käisime metsa lõikamas. Ikka selleks, et talvel oleks mõnusalt ruumi alla lasta. Paar päeva tegime Tahvi kõigepealt tööd ja siis tuli Speedi ja mõni päev hiljem ka Risto. Oli ka päevi, kus kohalikud viitsid ennast veits liigutada ja siis läks töö umbes nii ruttu. Mis me seal siis korda saatsime veel peale metsa langetamise oli see, et põhimõtteliselt täitsime ära kohad, mis lume saabudes muutuvad mõnustaks patjadeks ja ehitasime paar reili ja hüpet. Ja siis tuli päike välja ja oli umbes täpselt nii ilus, nagu te praegu näete. Ja nagu Nõiaints juba ütles, et kui päike paistab, siis teevad vaid lollid tööd. No, me läksime susutama, et selleks oli vaja sõita siis tund aega kõigepealt, et võtta siukest 2000 meetrist mäge. Kahjuks oli öösel nii palju lund sadanud, et ega me kohale ei jõudki, et pidime minema poodi ja ostma Tahvide skinnid. Ja siis läksime tagasi oma kodukoha lähedale, ronisime 2,5 tundi, jõudsime mäeni, mida oli vaja veel tund aega ronida, et päike oli juba nii alla läinud, et hakkas pimedaks minema, tulime sama teed tagasi ja mitu päeva oli veel see jalgades tunda. Paar päeva veel tööd ja siis avastas Risto, et meist 3 tunni kaugusel on maha sadanud 80 sentimeetrit värsket lund. No, ilusamat oktoobrikuud on nagu raske tahta, või mis?